Tere! Selles videos tõestame koosinusteoreemi ning teeme läbi 2 näidisülesannet õpitu kinnistamiseks. Lisaks näitame ka koosinusteoreemi rakendamise võimalust füüsikas. Valime enda tõestuse jaoks üldtähistega kolmnurga külgedega A, B ja C ning nendele vastavate nurkadega alfa, beta ja gamma. Tõestame koosinusteoreemi ehk C ruudus võrdub A ruudus pluss B ruudus miinus 2AB koosinus gamma. Täisnurkses kolmnurgas BCD siinus gammast võrdub ja sellest avaldame lõigu BD. Samas täisnurkses kolmnurgas BCD koosinus gammast võrdub ja avaldame sellest lõigu CD. Lahutades küljest B lõigu CD saame lõigu DA. Rakendades kolmnurgas ADB Pythagorase teoreemi saame järgneva võrrandi. Asendades eelnevalt avaldatud BD ja DA saame võrrandi. Avame sulud ja siis korrastame avaldise ning toome A ruudus sulgud ette. Rakendades valemit siinusruudus gamma pluss koosinusruudus gamma võrdub 1, saame võrrandi C ruudus võrdub A ruudus pluss B ruudus miinus 2AB koosinus gamma. Oleme tõestanud koosinusteoreemi. Sama meetodiga saab tõestada, et kehtivad ka seosed ülejäänud külgede puhul. Esimene ülesanne on antud joonis 2 külje ja nende vahelise nurgaga. Leiame kolmnurga külje A antud joonise põhjal. Meile on antud küljed B võrdub 4 ühikut, C võrdub 6 ühikut ja alfa võrdub 50 kraadi. Näitame, kuidas leida kolmnurga kolmanda külje A pikkust. Võtame teoreemi ning asendame tähed antud arvudega. Saame, et A ruudus on umbes 5,682 ühikut ruudus, ehk A on umbes 2,384 ühikut. Näidisülesanne 2. Leiame rööpkülliku ümbermõõdu P vastavalt joonisele. Rööpkülliku üks külg on 5 ühikut, diagonaal on 8 ühikut ja nende vaheline nurk 60 kraadi. Külje B leidmiseks rakendame koosinusteoreemi. Saame, et B ruudus on 49 ühikut ruudus, ehk B on 7 ühikut. Järelikult saame rööpkülliku ümbermõõduks 24 ühikut. Koosinusteoreemi on võimalik kasutada ka füüsikas, näiteks 2 jõuvektori ja resultantvektori leidmiseks. Olgu meil 2 jõuvektorit F1 ja F2, mis algavad samast punktist, ning nende vaheline teravnurk alfa. Kui paralleellükke abil nihutada vektor F2 vektori F1 lõpp-punkti, tekib meil vektoridest kolmnurk, mille vaheliseks nurgaks on 180 kraadi miinus alfa. Märkame, et tegu on teise veerandi nurga standardkujuga ning teadmisega, et koosiinus on negatiivne teises veerandis, saame uue valemi resultantvektori leidmiseks. Selle valemiga on väga lihtne ja kiire leida 2 vektori resultantvektorit ning seda tänu koosinusteoreemi rakendamisele. Sama meetodit saab rakendada ka nürinurgaga. See ongi meie õppevideo lõpp. Aitäh kuulamast!